Umbes 3000 aastat tagasi, kaugel Vahemere kallastel, kujunes välja kultuur, mis pani aluse paljudele tänapäeva ideedele. See oli Vana-Kreeka, mägine maa, mille ümber loksus Sinine meri ja mille saartel ning rannikul elasid rahvad, kes armastasid merd, kunsti ja teadmisi. Vana-Kreeka ei olnud üks suur riik. See oli paljude väikeste linnriikide kogum, mis kõik elasid oma elu, kuid jagasid ühist keelt, uskumusi ja kultuuri. Just siin sündisid mõtted, mis kujundasid Euroopa tulevikku. Vana-Kreeka asus Balkani poolsaare lõunaosas, Egeuse mere saartel ja Väike-Aasia rannikul. See piirkond oli väga mägine. Kõrged mäed eraldasid linnu üksteisest, teed olid kitsad ja raskesti läbitavad, kuid meri oli alati lähedal. Egeuse meri oli täis looduslikke sadamakohti, mis tegid meresõidu lihtsaks. Seepärast suhtlesid kreeklased omavahel peamiselt meritsi. Laevad olid nende teed, sillad ja ühendused. Mägine maastik mõjutas ka põllundust. Teravilja kasvatamine oli keeruline, kuid oliivid, viinamarjad ja aiandus andsid head saaki. Nii kujunes Kreeka kultuur, mis oli tihedalt seotud mere, kaubanduse ja käsitööga. Kriiklaste linnriiki nimetati Poliiseks. Poliis oli nagu väike iseseisev riik. Igal poliisil oli oma valitsemine, oma seadused ja oma kombed. Mõnes poliises valitses rahvas ise, mõnes oli võim rikkamate käes, mõnes valitses kuningas. Poliise keskmes asus turuplats, Agora. Seal kohtusid kaupmehed, käsitöölised ja poliitikud. Seal arutati, vaieldi, otsustati ja kuulati uudiseid. Kõrgel kõnkal seisis Akroopol, kindlus ja pühapaik. Akroopol oli poliise süda, koht, kus austati jumalaid ja hoiti linna tähtsamaid ehitisi. Poliis ei olnud lihtsalt linn, see oli kogukond, kus inimesed tundsid end ühtse rahvana ja kus iga kodanikul oli oma roll. Kreeklased olid meresõitjad, kaupmehed, talupojad ja käsitöölised. Nad ehitasid kiireid laevu, mis viisid neid Egiptusesse, Väike-Aasiasse ja Itaalia rannikule. Meri oli nende töökoht ja tee maailma. Kreeklased armastasid arutlemist. Nad küsisid, mis on õiglus, mis on vabadus, kuidas peaks inimene elama. Just Kreekas sündis filosoofia, mõtlemise kunst. Kreeklased hindasid ka kunsti. Nad ehitasid templeid, mis olid kaunid nii seest kui väljast. Nad lõid skulptuure, mis kujutasid inimesi täpselt ja harmooniliselt. Ja nad jutustasid lugusid kangelastest, jumalatest ja seiklustest. Lugusid, mis on tänaseni tuntud. Meri oli kreeklaste elu keskpunkt. Mägede tõttu oli maismaad mööda liikumine aeglane ja raske. Meri oli kiirem, turvalisem ja avatum. Laevad tõid Kreekasse teravilja, metalli, puitu ja vürtse. Kreeklased viisid välja oliiviõli, veini ja keraamikat. Meresõit ei olnud ainult kaubandus. See oli ka kultuurivahetus. Kreeklased kohtusid teiste rahvastega, õppisid nende teadmisi ja jagasid omi. Meri ühendas Kreeka maailmaga ja tegi sellest ühe Vahemere tähtsaima kultuuri. Vana-Kreeka kultuur mõjutas kogu Euroopat. Siin sündis demokraatia. Mõte, et rahvas võib ise otsustada. Siin loodi teater, kus mängiti tragöödiaid ja komöödiaid. Siin sündisid olümpiamängud, mis tõid kokku sportlased kogu Kreekast. Kreeklased ehitasid templeid, mille sambad on tänapäevalgi eeskujuks arhitektidele. Nad lõid skulptuure, mis kujutasid inimest täiuslikus proportsioonis. Ja nad kirjutasid eeposeid, mis jutustasid kangelaste tegudest ja inimeste unistustest. Vana-Kreeka pärand elab meie maailmas edasi, meie mõtetes, meie kunstis ja meie ühiskonnas.
kui me õpime Vana-Kreekat, õpime tegelikult ka iseennast. Me õpime, kust tulevad meie ideed demokraatiast, kunstist ja teadusest. Me õpime, kuidas inimesed mõtlesid tuhandeid aastaid tagasi ja kuidas nende mõtted kujundasid maailma. Vana-Kreeka ei ole ainult minevik. See on osa meie kultuurist, meie keelest ja meie igapäevaelust. See on lugu, mis algas ammu, kuid jätkub tänaseni.